Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 58. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna me hakkame rääkima meestelaulust ja üldse koorilaulust. Ja hästi vahvasti selles mõttes, et see teema tuli ise minuni. Kuidas ta jõudis minuni? Kohe siis avame tausta. Tere tulemast Andri Jurtšenkov. Tere Regina. Alustame siis selles mõttes algusest, et kuidas sul see mõte tuli, et kirjutada Pärnumaa podcastile, et kuulge, ma tahaksin Pärnus olevast Mihkel Lüüdigi nimelisest meeskoorist rääkida? Teate, lugu on selles, et just 11. klassis tegin aastatööd enda siis meeskoori kohta. Ja kõik allikad olid minul vihikutes alates aastast 1950, päris vanad vihikud. Ma pidin need kõik 16 tükki läbi lugema, päris põnev oli ja ma mõtlesin, et ma tegelikult tahaks seda informatsiooni jagada edasi nii noortele kui ka vanematele, et mis see ikkagist Pärnu Mihkel Lüüdigi nimeline meeskoor ja mis see üldse meeskoor endast ette kujutab. Ja ma mõtlesin, et aga miks ka mitte kasutada võimalust, mis meil tekkis Pärnu podcastid. Mõtlesin, et ma panen väikse sõnumi ja nüüd siin ma istungi. Aga sinu enda taust lisaks selle, et sa tegid selle kohta põhjaliku siis koolitöö, on ju, et sa ju ka laulad seal kooris, on ju. Et kui kaua juba? Vastab tõele, Pärnu Mihkel Lüüdigi nimelis meeskooris ma laulan hetkel umbes 4 aastat, aga tutvunud olen selle kooriga juba 14 aastat, siis kui ma 4-aastaselt läksin ettevalmistus poistekoori, mis asus Pärnu kunstide koolis, tol hetkel oli kunstide maja, ja samuti ka Mihkel Lüüdigi meeskoor kasutas neid ruume, kus laulda. Ja siis oligi see, et hakkasingi kasvama ettevalmistus poistekoor, noortemeeskoor ja nüüd siin ma olengi, et olen meeskooris. Et see lihtsalt siuke traditsioon, et väiksest saati alustasin ja juba nagu rutiiniks muutunud. Jõudsin meeskoorini. Mida tähendab sinu jaoks meeskooris laulmine? Mida see sulle annab? Seda võib nüüd võtta väga laialt lahti, mida see minuks tähendab. No meeskooris laulmine muidugi on see, et sa laulad, see on lihtsalt enda vokaaltehniline oskuse arendamine. Aga pigem asi on selles, et sa saad olla inimeste keskel, kellega saad suhelda, sa alati õpid midagi uut. No ma toon näite, et ongi kuidas poistekooris poisid õpivad, et särk on püksis ja kikilips on korralik. Ongi see, et meil on ühised kontserdid või poistekoor ja meeskoor. Ja meeskoori liige võibki tulla poisi juurde ja öelda, et kuule, et sul on kikilips kõver, et anna ma teen sul korda ja minul on ka seda mitu korda olnud, et see õpetab etiketti, õpetab suhtlemisoskuseid, viisakust, samamoodi näiteks kui on poistekoori ja meeskoori ühislaulmine, kus näiteks ka naiskoor, siis mehed ütlevad alati, et lase naised ette, et see on viisakas, et ma ütleks, sealt me õpime päris palju seda, mida võib-olla vahest kodus ei õpetata. Arvan kindlasti õpetatakse, aga seal on see ikkagist kuidagi paremini tunda ja annab ka vahest lihtsalt seda analüüsimismõtteid, et sa laulad ja kui sa laulad, sa ei laula lihtsalt seda, et okei, nüüd on see ülesanne minna kontserdile ära laulda. Kui sa laulad, sa ikka mõtled, et mida ma selle lauluga tahan edasi öelda inimestele. Mul oli hästi selline tore võimalus ühte kihvti stseeni. Ma ei oska selle kohta muud moodi öelda, kui ette stseeni, kõige paremas mõttes nagu näha. See nägi välja umbes nõnda, et me käisime siin Raeküla Vanakooli keskuse poolt korraldatud kontsertil Palve Darlin ja seal oli sükene hästi vahva, kuna ka Mihkel Lüüdigi nimeline meeskoor esines seal ja üks teie koori liikmetest, nooremapoolsem noormees, et siis Kristin May, teie dirigendi tütar, ma saan temaga hästi läbi ja jutustasime seal natukene paar sõna ukse taga. Ja siis see noormees tuli ja saad aru, see oli nagu nii vahva selline, oi kui šarmantne ja kui tore. See oli sõna otseses mõttes ma pärast Kristinile ütlesin, et see oleks nagu mingisugusest filmist selline nagu nii tore impro olnud. Ja siis ma mõtlesin, püha jumal, see poiss on ikka tõesti väga noor, aga see oskus suhelda ja oskus nagu kuidagi
lustlikult kõike välja kanda, et seda ütleme nooremapoolsetes noorhärrades tavaliselt ei ole ja sestap oli nagu nii tore seda nagu näha kõrvalt ja siis mõtlesin, et issand, kui vahva, teile õpetatakse seal kooris palju enamat kui et nagu laulmist lihtsalt. Jaa, nii ta on, sest täiesti laulmine on ikkagist, ma ütleks, põhilisem, aga nagu sa ütlesid, et kuidas inimestega õigesti suhelda, see on kohe järgmine punkt, sest nagu ma ütlesin, kui meeskooris ei ole ühist sidet üksteise vahel, siis seda ei saagi kooriks nimetada. Ja sa pead lihtsalt olema võimeline suhelda inimestega, alguses meeskoorisisene ja pärast ka teiste kooridega, kes tulevad külla või sa lähed teistele külla. Ja nii ta lähebki. No, nagu ma just mainisin ka selle riietse kohta, et ma toon sellise väikse näite, et mis mu Levelin May, siis praegune dirigent Mihkel Lüdigi meeskooris ütles mulle, et talle väga meeldib vaadata 9. klasside lõpuaktuseid, kui tulevad poisid pintsakutes, mis on 3 korda suuremad kui nemad, spordisokkides, kui istuvad, siis on neid palju jalgu näha ja ütlebki, et neile lihtsalt ei õpetata seda tavalist, nad panevad seda pintsakut esimest korda elus, võib-olla teist, aga meil meeskooris lihtsalt see on vajalik ja meie lihtsalt õpime, kuidas neid õigesti kanda, samuti näiteks kui sõpradega võime kuskile kontserdile minna, jõuame kuskile koju, võtavad kohe ülikonnad seljast ära, et nii väsinud juba, et ma ei suuda enam selles olla. Ma ütlen kohe, et ma suudan veel mitu päeva niimoodi kõndida, sest ma lihtsalt harjun, ma tunnen ennast koduselt ja see on kindlasti suur vahe. Suur pluss teisipidi. Just. Rääkides veel korraks sellest kontserdist, laulsitegi seal kõmri keeles, pean ütlema, et mina kuulsin kõmri keelt üldse esimest korda. Mismoodi on laulda sellises keeles, no mis on nagu täitsa võõras nii-öelda? Ütleme nii, et kui mulle öeldi, et me laulame Walesi laule, siis ma olin nagu, et no see on ju kuskil seal Suurbritannias, mõtlesin, et no inglise keel. Ma teen noodi lahti ja ma näen, et seal on mingi rofidi, voovid ja ongi, et mitte ükski häälik ei lähe üksteisega kokku. Et päris raske oli alguses seda laulda, aga ikkagist kokkuvõttes on see, et kui sa laulad seda, sa vaatadki lihtsalt neid tähti ja nende järgi sa paned, et kahjuks on nii, et päris raske on meelde jätta, et sa peadki olema üpriski noodi sees, et seda välja laulda, sest teisiti ei tule, muidugi hääldused võivad ka valed olla, aga õnneks kui me laulsime seda koos siis Walesi kooriga, nad olid meil kohe kas taga või ees, siis natuke sai ennast sättida nende häälduse järgi. Et see on hästi põnev väljakutse, mulle tundub. Kindlasti ja see oli väga huvitav, et ma ütlesin, et ma ei tea, minu arust täiesti kohe nagu seal ongi nagu inglise keel, aga nagu üldse ei ole inglise keel, see on tegelikult ju kõmri keel tuleb kuskilt saksa sarnaselt keelelt. Aga kas sina said ka Walesis käia siis, kui Mihkel Lüdigi nimel meeskoor käis? Kahjuks ma 2023 Walesis ei käinud meeskooriga, sest mul oli üks teine üritus, aga sellest oli film tehtud, ma vaatasin. No mehed rääkisid päris kaua veel sellest kõigest, et mis seal toimus ja ma lihtsalt sain kuulda, kahjuks ma ise ei käinud, aga eks äkki veel lähme. Aga rääkides veel siis koorilaulu teemadel, et kuidas teil tänasel päeval seal liikmeid on, et mulle tundus, et nagu ikka on? No see on nüüd selline teema, mida on väga raske öelda igal, ma ütleks, kooriliikmel, võib-olla eriti meeskooriliikmel, sest no meid oli laval äkki 24-25, aga tegelikult see on väga väike number, kui võrrelda. No ma toon näiteks selle, et 30 aastat tagasi oli siuke lugu, et kui meeskoori proovi tuli vähem kui vist 35 meest, siis proov jäi ära. Et kontsertitel oli tavaline siuke arv liikmeid oli 70-80 ja see oli täiesti normaalne, sest nii oli, austati rohkem seda meeskoori laulmist, tegeleti rohkem sellega, enam seda ei ole. Muidugi on ikkagist hea see, et no meil ei ole täiesti see välja surnud, sest me oleme hetkel Pärnumaal ainuke meeskoor, mis meil ongi siis Pärnu Mihkel Lüdigi nimeline meeskoor. Oli ka üks teine veteranide meeskoor, ma nime täpselt ei mäleta, aga no arusaadav, et seal olid väga vanad mehed ja see ka lihtsalt langes kokku, ütleme nii. Liikmetega on tõesti päris kurb. No ma toon näiteks, et meil oli just üldlaulupidu ja laulupeol osales ma vaatasin järgi umbes üle 10 000 segakoori liikme, umbes 4000
naiskoori liiget ja 1500 kuni 2000 meeskoori liiget. Et kui me võrdleme, siis need numbrid on tõesti väga, väga väiksed, nad on välja suremas. Eriti kui vaatad seda siis, et esimene üldlaulupidu, mis oli aastal 1869, oli üks koori liige, mis oligi meeskoor. Ja no samuti oli ka puhkpilli seal mängijad ka, aga ainult meeskoor oli esimesel üldlaulu peal. Ja seda on tõesti väga kurb kogeda, et just nagu noored ei liitu meeskooriga. Seda enam mulle tundub nagu nii äge, et kirjutas sina, kes sa oled 18 on ju, ja sul on nagu see nii hingelähedane teema, et ma nagu kujutaksin ette, et seda teemat tahaks nagu jagada üks 60-aastane, kellel on nagu tõesti mure, et kuulge, et meil on vaja noori inimesi juurde on ju, aga see, et 18-aastane noormees jagab seda muret, et see nagu näitab kuidagi ühelt poolt selle asja tõsidust, teiselt poolt seda, et kuulge, aga me noored ju, me võime ju asju muuta, me olete ju kõik oodatud, on ju. No just nii ongi, et tavaliselt ongi see, et seda ütlevad ka, nagu sa mainisid 60-70 aastased mehed, tulevad, ütlevad, et kus on kõik mehed, hakkage astuma siia poole. See on tavaline ja ma olen täiesti samal mõttel nendega, sest me oleme niigi väike rahvas Eesti ja me tahaks hoida oma traditsioone ja kui me kaotame meeskoori, siis me oleme kaotanud põhimõtteliselt selle, millega esimene üldlaulupidu hakkas. Ja seda kindlasti traditsiooni peaks hoidma ja ütlen ausalt, mina näen tõesti selles suurt muret, sest ma tahan, et 30-40 aasta pärast ma olen ka meeskooris, et kas olen samas võib-olla, kas olen teises, ei tea, aga ma tahan seda, et ma tean, et 40 aasta pärast ma olen ka juba vanem ja ma tean, et ma näen noori mehi, kes samuti liituvad või umbes seal 30-aastaseid, siis ma saan aru, et hästi, me traditsioon püsib ja me teeme kõik, et see püsiks edasi. Kuidas siis noormehi selle juurde meelitada, on ju nii palju toredamaid asju, alustades ekraanidest, mängudest, lõpetades sportimisega, eks ju. Mis on sinu arvates nagu need heas mõttes võluvitsad, mis võiksid viia noormehed siis laulukoori? Tead, kui keegi oskaks mulle öelda, kuidas neid saaks tuua, ma juba tegeleks sellega. Aga ma ise ka ei oska sellele vastata, ma lihtsalt võin tuua paar näidet. Ma alustan siis kaudselt, et noor peaks aru saama, et meeskooris üldse koorides, aga praegu ma rõhutan meeskoorist, ma ise rääksin sulle ka just, kui palju liikmeid kus on. Et meeskooris on väga suur side üksteise vahel ja sa tead, et näiteks ma vaatan, et seal pool bassis on mul elektrik, tenoris on mul mingi põllumees, seal pool on mul mingi soojusõhk, pumba mingisugune töötaja ja tõesti on see, et sa ei kasuta neid inimesi ära, aga sa lihtsalt tead, kui sul on mingisugune probleem või sul läks ref kuskil maanteel katki, sul on olemas inimesed, kellele helistada ja kes on alati nõus sind aidata, et samamoodi toon näiteks, et mul oli ka talvel õhksoojuspumbaga probleemid kodus ja ma kutsusingi ühe meeskoori liikme, ta tuli vaatas üle, andis mulle paar soovitust, mida teha, et see on alati abiks ja veel suurem näide, kindlasti kõige suurem näide, mis meil meeskooris on olnud 2004. aastal, mind muidugi ei olnud, aga oli ühel bassilauljal põlenud ära see vilja- ja kartulihoidla kuivati ning just meeskoori liikmed olid need, kes tulid, aitsid talle uue ehitada. Nad tegid, minu arust oli kokku arvatud, et tegid üle 200 töötunni seal, et ehitada uus, et see on, ma räägin, et meeskoori on ainult laulmise kohta, vaid ka abi kohta ning kuidas me üksteist hoiame. Aga kuidas siis noori saada? Kui nüüd olla aus, see on väga pikk protsess. Kui me tahame näha noori meeskooris, siis tegelikult kõik peaks saama alguse poistekoorist. Sest need, kes lähevad poistekoori, nad juba saavad selle laine kätte. Et kuidas see siis protsess toimub, nad teavad, et neil on alati meesliikmed, poissliikmed kõrval. Neil saab see rutiiniks, et iga päev
kella 6-st kella 8-ni ma lähen laulan ja ma tean seda, et ma lähen laulan esiteks mulle meeldib ja teiseks see, et ma tean, et saan meestega seal anekdoote rääkida või lihtsalt juttu rääkida, et nalja peab ka saama ja seda me oleme alati olnud, vahest peab kannatama neid pingutusi, alati ei saagi olla tore, aga sa lihtsalt tead, et üks moment on ikka see, et kus te meestega istute kuskil laua taga, näiteks nagu meil see traditsiooniks on peale uut aastat iga esimene teisipäev või neljapäev ja räägimegi lihtsalt häid jutte, laua peal on mingit paremat jooki muidugi, et meeskooril teisiti see asi ei käi ka, aga et selles on põhimõte, et poistekooris see kõik algab ja samamoodi nagu minul, aga kui ma nüüd ütlen nii, siis kuidas see ongi, et ega kõik ei käi poistekooris, et paljud ju tegelevad muusikainstrumentidega või siis solisti laulavad, aga just nemad tavaliselt lähevad segakoori. Üldse mitte halva poolest segakoori poole, ise olen ka käinud, aga ma just arvan seda, et ei peaks valima seda, mis on kõige populaarsem, sest neid on niigi päris palju. Populaarsus ei tähenda see, et see on kõige parem, et võib olla see, kus on kõige vähem, et võib olla see on kõige parem. See ei ole üldse mingi vihje praegu, aga jah. et lihtsalt võib isegi lihtsalt tulla läbi, vaadata, et mis siin toimub ja kas mul sobib siuke töökeskkond. Sa ei saa teha järeldusi ilma selleta, et sa isegi käisid kuulamas neid. Mul on päris mitu korda öeldud, see on ka, miks Evelyn May dirigent tegeleb meeskooriga, et tal just meeldib see meeste kõla, et neil on see sees selline realism, süngus, aga samas mahlakus ja nad räägivad, seda on lihtsalt öeldud mulle, ei ole minu sõnad, aga kui naiskoor laulab, siis nad võivad laulda nii ilusasti, kõik nii ilus, et sa täiesti juba magad seal, et nii kena. Aga sa tunned seda, et sealt tuleb rohkem sellist ka süngust, aga nad nagu tahavad seda öelda, et kuidas me saaks paremini teha. Aga meeskooril me lihtsalt räägime välja nii nagu on, see on realism ja me peame lihtsalt elama sellises maailmas, et see on see, mida mul on öeldud isiklikult võõrad, tuttavad ja dirigent ka. Kuidas ise tunnetad? On see siis nii? See, et mehed laulavad sellist viisi. Sükest nagu süngust ja sükest reaalset elu ja naised tahavad asju ilustada. Mina isiklikult arvan küll, sest tõesti me ei ürita ilustada seda olukorda, me laulame nii nagu ta on, et kui me teame, et mingisugune siuksem, kui on ilusam lauluke, et samamoodi nagu seal palvekontserdil oli, siis me laulamegi seda nii, nagu seda peaks, nagu seda on mõeldud, aga üks lugu, mida me ka laulsime seal palvekontserdil oli Mis on inimene, Pärt Uusbergi lugu ja seda me laulsimegi selle põhimõttega, et me küsisime väga süngelt, me ei üritanud seda kuidagi paremaks teha, et mis on inimene, et me lihtsalt küsisimegi iseendalt, mitte rahvalt, vaid iseendalt, mis on inimene ja me ei saanudki aru, et mis see on inimene, kes, mis. Selles oligi põhimõte, et me tavaliselt me ei ürita teha seda olukorda kuidagi optimistlikumaks, vaid üritamegi jätta selle nii, nagu see on. Jah, mine tea, äkki ongi inglivari. See oli päris hästi öeldud praegu. aga tulles siis veel ka sinu töö juurde, selle koolitöö juurde nii-öelda, et 16 vihikut, kui ma õigesti mäletan, lugesid läbi, eks ju. Mis sellest materjalist tänasel päeval saanud on kogu, mis sa kokku kogunud oled nüüd siis Pärnu Mihkel Lüüdigi nimelise meeskoori ajaloo kohta? Esimene vihik oli aastast 1950 umbes, ma täpselt ei oska niimoodi öelda enam. Vihikud on tõesti väga rariteetsed, sest nad on väga vanad ja neid pidi praktiliselt valgetes kinnastes lahti tegema ja lehitsema. Ütleme nii, et tavaliselt oli ikkagi seal kirjas lihtsalt, et mitu meest osales proovides, kontserditel, aga oli ka oma mõtteid, kuidas see proov, mis oli seal uut, kas oli kellegi sünnipäev, mis olid teist emotsioonid, mis oli kontserditel mingisugused reisid ja oligi väga-väga palju infot kogunenud. Kui ma vaatasin alguses internetis, ma mõtlesin, et ehk internetis midagi leiab, ma tegin alguses lahti Wikipedias, tuleb esimesena. Seal oli umbes 2 lõiku, et Mihkel Lüüdigi nimeline meeskoor on ainukene Pärnus hetkel tegutsev meeskoor, kes on dirigent
ja mis aastal see asutati, kõik, rohkem mitte midagi. Ma vaatasin ka Tigarist, seal oli natuke allikaid, aga samuti neid oli nii vähe, et sellest lihtsalt ei jätkuks ja noh, ma pidin võtma enda ikkagist teiseks juhendajaks Evelyn May, kes on siis dirigent, sest see tundus loogiline mulle. Ja ta ütles, et tegelikult on mul allikaid olemas ja ta läks näitas mulle kunstide koolis on selline ruum ja neid oli päris palju, olid plakatid, olid mingisugused teised vihikud, aga kõige tähtsam oli see üks kast, mida ma märkasin, kus oli numbrid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuni number 16 siis, et oligi 16 vihikut ja hakkasin neid lappama, muidugi päris palju ma enda aastatöösse ei kirjutanud, sest no ütleme nii, et olid need tekstid, et oli välisreis Armeeniasse, läksime kuskile õllebaari, võtsime paremat jooki, et seda ma ei hakanud kirjutama. Aga oli ka tõesti seda infot, mis oli vajalik, et kus salvestati mingisuguseid laulmisi ning kus need kontserdid toimusid, mis saavutusi, mis medaleid nad said selle eest. Oletame, et suur mingisugune tragöödia juhtus meeskooris, samamoodi näiteks see bassilauljal põles ära, see on samamoodi suur tragöödia, see oli viikus väga suuresti kirjutatud. Et see on kõik väga hästi salvestatud viikutes, aga ainuke probleem ongi selles, et see mees, kes seda kõike kirjutas, tema suri 2013 ning ega keegi neid enam edasi kirjuta ja sellega on väga suur probleem, et mul oligi just idee selles ka, et seda võib-olla hakkan mina siis tegema, et kui keegi teine ei ole valmis, siis ma olen valmis pühendama meeskoorile aega, sest ma tunnen, et see on esiteks minu rutiin ja see on juba täiesti pool minu elust, isegi rohkem, sest ma olen 18, ma olen 14 aastat laulnud ja ma tunnen, et see ongi praktiliselt minu lihtsalt teine elu, et üks on muidugi see isiklik, aga meeskoor on ka isiklik. Aga siis oli ka sul sellest vihikutest midagi sellist täiesti nagu ohoo või mingid vau-efekti, noh lisaks sellele, et üksteist hästi palju nagu aidati, on ju. Aga võib-olla mõni asi, mis pani nagu mõtlema, et okei, noh ka nii võib asja lahendada, on ju. Kuna aastast 1961 kuni 1992 oli siis dirigent Vivian Drax, kes siis põhimõtteliselt ehitas selle meeskoori tõeliseks tugevaks, jõukaks, kes käisid mitmetel välisreisidel ja said mitmeid saavutusi. Et peale Vivian Draxi ei tulnud kohe Evelyn. Peale Vivian Draxi tuli üks mees, kelle nimi oli Silver Põldvär, kui ma mäletan õigesti. Ja tema praktiliselt siis lõhkus selle meeskoori ära, kui me ütleme nii. Sest tema tegi nii, et kui meeskooris oli tol ajal umbes 70-80 liiget, tema ütles, et teeme nüüd nii, et meil on põhikoor ja meil on kontserdikoor. Et ta jagas, ütleme, halvemad ja parimad pani eraldi kategooriasse ja muidugi need, kes olid halvemas kategoorias, nad ei suutnud seda nagu välja kannatada, nad ütlesid, et ma lähen ära ja niimoodi pool meeskoori oligi kadunud. 1993. aastal tuli Evelyn May, kes pani jälle siis kõik paika siiamaani siis 1993. aastast siis 2026. on praegu olnud ja ma ei kahtle, et on veel väga kaua. Et seda on väga tore näha, kuidas ta hoiab seda meeskoori, on olnud raskeid momente, kui mehi on väga vähe olnud, aga ei antud alla ja dirigent väga palju sõltub sellest, kas meeskoor püsib kokku või mitte. Üks asi on see, et kas mehed üksteisega hoiavad sidet kindlasti, aga kui dirigent ei tee mitte midagi näiteks või teeb mingi halbu otsuseid, nagu siis 92. aastal, siis võibki meeskoor lihtsalt laguneda. Õnneks Evelyn May teeb hetkel minu arust täitsa neid otsuseid, saab nii nalja kui ka tööd teha ja ma olen väga rahul. Ma mõtlen, et kuidas siis veel nagu populariseerida seda meeste laulu nagu just nagu nooremate, mitte ainult nooremate seas, sellepärast, et on ju ka väga palju 20+, 30+, 40+ meesterahvaid, kelles see potentsiaal samamoodi olemas on, on ju. Et võib-olla jah, noort on isegi võib-olla keeruline kohe saada, kui ta otse poistekoorist ei tule, aga just ka need, kes on juba täiskasvanud oma elu peal, tegelevad mingite asjadega, et noh, nagu ma olen aru saanud, siis laulma võimalik õpetada kõiki, et selles osas, kuidas siis nagu, miks ka mitte hoopis nagu mõnele täiskasvanud mehele
noh, nagu seda mõtet heas mõttes nagu söödavaks teha, et kuule, et ära istu seal diivani peal teleka ees, on ju, tule parem nagu meestekoori, on ju. Jaa, täiskasvanud ongi põhiliselt meil praegu on meeskooris, no seal on nii 30+, 40+, 50, 60, no ja paar sama vana kui mina siis, et 18, 17, isegi 16 isegi olemas. Ikkagist ütleme nii, et täiskasvanutega on, ma arvan, kergem meeskoori saada, aga mina sellega väga ei tegele, sest ma niimoodi nagu ei oskagi teisi täiskasvanuid tunda, et keda saaks kutsuda. Seda peaks tegema just teised need kooriliikmed, kes ongi 30, 40+, aga täiskasvanutel on juba see, et noh, nagu mul on öeldud, siis täiskasvanud meeskoori liikmed, nad tunnevad, et neil on juba töö, pere, lapsed, nad nagu ei saa aru, et miks nad peaksid elu endale veel raskemaks tegema selle meeskooriga, et kindlasti neid tuleb, kes saavad aru, et meeskooris ei ole ainult asi laulmises, vaid ka suhtluses teiste inimestega ja lihtsalt selles rutiinis. Aga just tavaliselt ongi see, et võib-olla nad tunnevad, et mul on juba elus nagu nii palju olemas, et miks ma peaksin minema siis mingisugusesse meeskoori laulma, et kulutada veel 2 tundi, no isegi kontserditel vahest läheb väga palju aega, et nii palju aega oma elust. Noortematega, miks ma just tõmban noori on see, et see on, no mina olen ise ka noor ja ma arvan, et mina suudan seda kõik paremini teha, samamoodi mul on üks paralleelklassivend, kellele ma ka pakkusin ja ta täitsa hakkas selle kohta mõtlema, et võib-olla järgmine aasta tulebki. Et siin ongi see, et kuidas sa inimestele nagu seda nagu söödad. Et tule nüüd, et asi ei ole ainult selles laulmises, muidugi asi on ka laulmises, nagu ma juba mitmendat korda mainin, aga just on selles ühis tegutsemises. Et kas siis need mehed, kes praegu on meeskooris, kas nendel siis ei ole pereelu kõrval või tööelu kõrval ikka on ja samamoodi nad teevad ju kõik arvelt või noh, kõigiga koos loomes nii-öelda? Kindlasti ja asi ongi selles, et mina olen seda ka öelnud, et meil on ju praegu ka meeskoori liikmed ja neil on tütreid ja poegi ja neil on pere, neil on tööd, aga mehed lihtsalt teevad endale kuskil lämme. Noh, tegelikult meeskooril on ka väga palju traditsioone, mille ma unustasin mainida, et toon mõned traditsioonid, mida me teeme, et iga 24. veebruaril hommikul, siis kui on siin iseseisvusväljakul lipuheiskamine ja samamoodi ka linnapeakõne, et meeskoor ja kunstide kooli poistekoor on alati need, kes tulevad hommikul ja laulavad, nagu ikka siis hümn, Eesti lipp, Hoia Jumala Eestit ning kõik need õiged Eesti lood. Samamoodi kevad algus, siis meie alati meeskooriga lähme sinna Tallinna väravate alla, laulame, et isegi kui publikut on 4 inimest, kui publikut on 20 inimest, vahet ei ole, sest üle-eelmine aasta oli kevad algus, kui ma mäletan õigesti, kell 3-4 öösel hommikul, kuidas keegi ütleb, ja meeskoor tuli kohale. Publikut oli paar inimest, aga meeskoor tuli kohale. See on kõige tähtsam, et seda traditsiooni me hoidsime. Me tulime kohale kell 3-4 öösel ja me laulisime seal. Muidugi ongi, et kõikidel on tööpäev homme ja kõikidel on tööpäev ja mehed lihtsalt tulid, sest nad tundsid, et see on nende lihtsalt meeskooris mingisugune rutiin, mida nad peaksid tegema, et päris paljud on võtnud vabu päevi endalt töölt, et kuskil kontserdile minna ning palju veel, et traditsioone me hoiame väga hästi. Meil on meeskooril Facebookis ka kirjas, et avatud oleme alati, et meie jaoks ei ole tähtsam, mis on kellaaeg, kas hommik, päev, õhtu, öö, et alati oleme avatud ja alati valmis, isegi kui täiesti kinniste silmadega kuidagi laulame seal, ma ei tea, ärkame üles ja kell 3-4 öösel lähme, aga me teeme selle asja ära, sest see on meie traditsioonis olnud, et me peame seda hoidma, see on aastast, no ma arvan, seda traditsiooni hoitakse mingi 50 aastat äkki juba samamoodi näiteks nagu Mihkel Lüüdigi sünnipäeva Vaskräemal. Samamoodi meeskoor käib alati laulmas ja see traditsioon jääb ka, kuni see meeskoor veel
elus on. Aga sinu enda see koolitöö, mis nüüd siis sellest edasi saab, et nagu ma aru saan, sa kaitsesid selle korralikult ära, et töö oli põhjalik ja ma mõtlen, et mina sinu asemel paneks selle Vikipeediasse ka veel lisaks igale poole, on ju. Aga mis su enda mõtted on, et mis sellest tööst saab, sest et see on ikkagi väga väärtuslik materjal, mis sa kogusid? Kindlasti ma tahan, et see läheks kuskil edasi, sest ma lihtsalt saan aru seda, et ma ju tegin ka intervjuu ühe meeskoori liikmega Sulev Haage, kes oli siis president meil meeskooris aastast 1960, kui ma nüüd ütlen õigesti. Ja ongi see, et mina sain küsida neid küsimusi, mida ma soovisin ja ma sain vastuseid, ma sain kindlalt teada, et okei, siuke lugu oli ja ma olen kindel selles, aga näiteks 20 aasta pärast, kui mingisugune sama siis vana poiss kui mina tahab ka teha aastatööd, siis tal lihtsalt ei ole inimest, kellel küsida nii vana nagu info kohta, et väga kurb ongi kogeda seda, et võib-olla ma sündisin liiga hilja, et tegelikult päris palju küsimusi on ikka alles, sest meeskoor oli taasloodud oli aastal 1947, tegelikult öeldakse, et see meeskoor on juba aastast 1800 kuskil alguses, siis kui asutati Eesti Meestelaulu Selts, et Pärnu oli üks esimestest, aga ongi selles asi, et meil lihtsalt arhiivides on neid infosid nii vähe, et me ei saa selles olla kindlad, me ei saa neid tõestada faktiliselt, aga ma arvan, et ma kindlasti tahaks selle, mitte ainult Vikipeediasse, ma tahaks selle anda ka edasi kuskile rahvusarhiivi või kuskile sinna, sest see info võiks jääda ning mul oli ka idee teha selle kohta lühike dokumentaalfilm, mida ma pole veel jõudnud teha, aga ma arvan, et seda võiks samuti teha, sest ma tahan, et isegi kui meeskooriga, ma ei taha seda öelda, aga kui meeskooriga midagi juhtub, siis jäävad vähemalt mälestused. Ma ei tea, mina olen küll selles mõttes hästi lootusrikas, et kui on sinusuguseid entusiaste, kas või üks olemas, et siis ikkagi nagu jätkub, sest et teinekord polegi rohkem vaja. Kui ainult ühtegi seda pead, kuulge, nalja teete, me peame seda asja elus hoidma. Tõsi, siin ma ei saa vaielda, et ma ise ka olen väga loodusrikas, aga nagu ma enne mainisin, siis mehed laulavad väga realistlikult, süngelt, et alati ei saa ka liiga optimistlik olla, aga päris paljud mehed, kes ongi sellised, et kui sa panid ennast kirja kontserdile ja sa ei tulnud ja sa ei andnud teada, siis mis mõttes, et nii on, et ikkagist meeskoor on, jah, see on vabatahtlik, sa tulid ise siia, aga kui sa tulid, siis tee ikkagist midagi, et sa tahad näidata, et sul meeldib siin olla. Et minu arust on täiesti loomulik, et kell 3-4 öösel, võib-olla see kõige loomulikum nüüd ei ole, aga ikkagist mina ütlen, et see on täiesti normaalne, et meeskoor ütles, siis meeskoor tegi ja nii oligi, et me läksime kohale kell 3-4 öösel, mul meeldib seda väga mitu korda mainida, sest nii hilja vara olen, kuidas kelle jaoks laulnud, me pole, aga on ka olnud juhtumeid, kuidas 2. veebruar on Tartu rahulepingupäev Alevi kalmistul, on ka olnud vahest pillimängijad ja on olnud sellised külmad, et pillimängijad kallavad piiritust täis endale neid pille, sest pillid lihtsalt ei mängi selle külmaga ja see on täiesti normaalne asi, et siuke oli. Et mehed on alati kohal, meil ei ole vahet, kas on vihm, kas on tuul, kas on lumi, kas on öö, alati, et iga 24 veebruar, iga 2. veebruar, iga kevade algus, iga Mihkel Lüüdigi sünnipäev ja neid traditsioone on kindlasti veel, võib-olla mul lihtsalt ei tule hetkel meelde. Ma ei mõtlema, et mis pärast siis valitakse rohkem nagu segakoori, ma tean küll, mehed lähevad segakoori naiste pärast. Ma mõtlesin just seda, et ma ei julge seda välja öelda, aga siin on sul, Regina, tõesti õigus. Mina olen ka seda mõelnud, et mehed lähevad siin on naiste pärast, et sest nii on. Aga nagu ma ütlesin, me peame ka vahest vaatama teisi alasi ja ma tean väga mitmeid inimesi, kohe mitmeid inimesi, kes käivadki segakooris, aga neil tegelikult see ei meeldi. Aga nad mõtlevad, et ega mul nagu väga rohkem valikut ei ole, päris paljud ei tea, et üldse on Pärnus Mihkel Lüüdigi nimeline meeskoor ja seda peab päris mitu korda mainima ja peab mainima seda, et meil toimub see õpetus täiesti teistmoodi.
rahulikult vahest võib pingeline olukord olla, kui ikkagist peab võtma ennast kokku, aga tavaliselt me võtame seda kõike rahulikult, me ei kiirusta, me alustame enda kavaga väga vara, me võtame aega selle jaoks. Kui me räägime hobidest, siis mina olen mitut spordihobi proovinud ja ongi asi selles, et sa ei saa kritiseerida mingisugust hobi enne, kui sa pole seda veel ise proovinud. Kui sa pole meeskooris käinud, kuidas sa kritiseerid seda, kui sa isegi ei tea, mis seal toimub. Mina olen segakooris käinud, nii et mina ütleks, mul on lubatud, et ma võin kritiseerida mõnda punkti, mis seal segakooris on. Hetkel ma ei hakka seda tegema, sest ei ole vajalik. Aga mulle tundub, et võib-olla meeskooris on see õlg õla kõrval võib-olla natuke nagu tugevam. Ma ei tea, miks. Ma ei oska seda öelda, miks mul see tunnetus või mõte tuli. Jah, see oli päris hea lause. Ma arvan ka, ma ei oska naiskoori kohta midagi öelda, sest loogiline, et ma ei saa naiskoori kohta midagi öelda. Aga ma tunnen ka, et see just õlg õla vastu, et mehed on alati üksteise nagu poolt ja nad on alati nagu valmis aidata, vahet ei ole, mis probleem see on. Et on olnud mitmesuguseid probleeme, et näiteks keegi mul rääkis ka meeskoorist, et tal ei olnud üldse raha, et liikmemaksu maksta, siis keegi teine mees maksis tema eest ära ja see on täiesti loomulik, et me läheme kuskile välja, siis see on ka võib-olla lihtsalt sõbra asi, aga mina ütleks, et meeskooris sõber on liiga selline nagu võib-olla julge öelda, sest sõber on tavaliselt see, keda sa väga hästi tunned, et üldse nad on tuttavad, aga kui ma räägin siis nagu meeskoori nagu ülddefinitsioonis, siis tegelikult see on kõik üks suur pere. Vahet ei ole, et äkki ühte tunned paremini, see on täiesti normaalne, see on loomulik ja minul on ka olemas meeskooris inimesed, kellega ma räägin rohkem. Lugu oli üldse selline, et kui mina tulin meeskoori, mina läksin bassi. Ma laulsin bassi ja mingi suvi, järgmine suvi vist, ma laulsin kodus päris palju ja laulsin just kõrgeid laule ja ma läksin sügisel kohale. Evelin kuuleb, et midagi on valesti mul. Bassinoodid ei tule ja kuidagi kipun kõrgele. Me läksime klaveri ruumi ja ma laulsin ära esimese tenori. Ehk siis ma läksin kõige ühest äärest absoluutselt teisele äärele. Bass on kõige madalam, esimene tenor on kõige kõrgem siis meeskoori definitsioonis. Kuhu ma tahtsin sellega jõuda ongi see, et kui enne mul oli bassis sõbrad, ütleme nii, kellega ma suhtlen kõige rohkem, siis nüüd on esimesed tenorist sõbrad, kellega ma suhtlen kõige rohkem, sest tavaliselt sa lihtsalt oled seal. Ja nüüd on see, et algus oli muidugi see, et ma olin juba nii harjunud, et bassis on mul kõik need sõbrad seal ja mis ma nüüd teen, aga nagu läksin esimesest tenorisse ja see oli väga kiire üleminek, et kohe üks hea koori liige kõrval, kes osaleb ka igal proovil ja kontserdil, kohe tegi mulle häid anekdoote ja ma sain aru, et okei, ma olen õiges kohas. Mõnda inimest sa tunnedki rohkem, mõnda inimest tunned vähem, aga kokkuvõttes te kõik tunnete üksteist ja te teate, et kui teil on vaja abi, te lähete kuskile, ka väga loll näide, lähete kuskile baari, siis sa tead, et teine meeskoori liige võib sulle väga kergelt näiteks õlu välja teha. Väga olulised mõisted eriti meeste jaoks. Kindlasti, meil on see väga tähtis. Näiteks oli meil Eesti meeste lauluselts, vist oli eelmine aasta oli suvel mingisugune suur kontsert ja kui tavaliselt jagatakse mingisuguseid pärast kontserdit liikmetele mingit torti või mingit kommi, siis mina läksin sinna ja seal oli väga suur torn õllepurkidest, sest see oli see, mis meestel oli vajalik. Aga teie proovid, kui tihti te käite siis niimoodi kokku? Proovid toimuvad teisipäeval ja neljapäeval kella 6 kella 8. See on lihtsalt olnud traditsioon juba samuti aastast 1950. Ma saan aru, noortel võib tõesti olla raskusi, et see on päris hiline kellaaeg. Mul oli täpselt samamoodi, et kuidas ma nagu hakkan käima. Aga kui sa tunned, et sa tahad laulda, siis mitte mingisugune kellaaeg ei ole sinu jaoks takistus tegelikkuses, et sa lahendad kõik probleemid ära. Ja 2 korda nädalas meil on ka muidugi liikmemaks, mis on minu arust hetkel noorte jaoks on odavam. Noorte jaoks on vist kuus äkki 10 eurot, täiskasvanute jaoks 15, aga tegelikult kui on laus, siis kuu kohta see ei ole mingisugune suur summa, sest dirigent peab ka saama mingisugust palka. Ja see on minu arust väga normaalne, et me peamegi maksma, sest dirigent teeb nii suurt tööd ja
me lihtsalt ei anna mitte midagi talle selle eest või et ei, nii asjad nagu ka ei käi. Hästi armastada selle niimoodi välja tõid. Aga teie järgmine esinemine, kus teid kuulda saab, kas oskad mulle sellest ka praegu niimoodi rääkida, et on teil siin lähiajal miskit tulemas, kus siis teid kuulda saab, et kuidas moodi see meeskoor siis kõlab? Järgmine esinemine on 18. aprill, see on Noorusemajas, seal meil tuleb siis Kekkava naistekoor ning samuti ka siis Pärnu kammerkoor. Nimeks tulebki minu arust kevadkontsert, seal saab samuti kuulda häid lugusi, nii et kõik on kutsutud. Kes tahab lisainfot, siis saab leida Pärnu Mihkel Üdi nimelise meeskoori Facebookist, sinna see kindlasti satub. No tasub infot siis uudistama tulla, aga ka sinul, nagu ma aru saan, on plaan ikkagi natukene kas neid vahepealseid tegemisi, toimetamisi siis kooril ka jäädvustada ja ka üles kirjutama hakata, et sul see ikka tõsine plaan? Ma usun küll, et ma tahaks seda teha, muidugi on see, et varsti on mitte see suvi, vaid järgmine suvi on mul siis kaitseväe kohustus, et pean minema ja ma lihtsalt loodan, et ma satun ikka pärast, kui ma hakkan õppima ülikoolis või kuskil mujal, siis ma satun ikka Pärnusse, et ma saaksin käia edasi Mihkel Üdigi meeskooris või siis ma pean leidma mingisuguse mehe, kes on sama võimeline teha ägedaid otsuseid ning panna kirja kõike seda, mis on toimunud, et hetkel on see, et meil on üks meeskoori liige, kes paneb kirja neid, kes puuduvad ja need, kes on kohal, aga mina arvan, et seda on vähe, sest peaks ikka kirjutama muljeid ka, et mis on toimunud ja mingisugused reisid, kontserdid, kellega tutvutud, mingid tragöödiad, mingi head uudised. See on väga äge mõte, ma väga-väga loodan, et see saab kõik talletatud ja muidugi kihvt on see, kui teil ka liikmeid juurde tuleb, et alles hiljuti jõudis minuni üks teadmine sellest, kui oluline laulmine on. Et see pidevalt olema kõige esimene heas mõttes vaimse tervise turgutamise meetod. Et see pidi olema see, mis vabastab pingeid, loob emotsiooni ja kui seda tehakse veel sellises turvalises keskkonnas, siis tõepoolest, miks mitte seda siis heas mõttes võtta kasutusele vaimse tervise teemade ennetamisel nii-öelda. See on üks põhifaktoreid, mis on mind alati aidanud, vahet ei ole, kas mul on tuju hea või halb, ma laulan. Tavaliselt on see, et sa üritad lauluga anda teistele edasi oma emotsioone, aga samuti ka sa ise üritad saada aru, mida sa selle lauluga endale tahad öelda. Et laulmine on väga abistav, kas on siis meeskooris, kas on solistina, kas on lihtsalt kooris. Aga sellega peaks tegelema ja nagu ma ütlesin, et noored, ootame teid meeskoori. Kuule, aga sellega võtame täna kokku, aitäh sulle, Andri, jõudu tööle! Jah, aitäh sulle, Regina!